ja teie ette tuleb Mikael Meemaa. Aitäh. Ma olin internetis üks päev ja ma nägin pilti ühest armsast oravast. Sest ma teen ägedaid asju internetis. Minu interneti tarbimine on suht see, et alati kui keegi tuleb juurde selle jutuga, et nägid seda, mis Riigikogu istungis juhtus, mis Mart Helme ütles? Ei. Seda pesukaru oled näinud või? Ta üritab vahukommi pesta. Me võime temast rääkida. Aga ma nägin pilti armsast oravast ja siis mõtlesin, et ma peaks selle oma elukaaslasele saatma. Ja siis ma saatsin oma elukaaslasele pildi armsast oravast ja kirjutasin sinna alla sina. Nagu kontekstiks, et ta ei oleks segaduses. Võib-olla kui ma pildi niisama saadan, ta nagu mida see tähendab. Sina, konkreetne. Ja siis minuti hiljem ma saan vastuse, aga sa ütled, et mu hambad on putsis või? Sa ei saa kunagi naistega võita, alati tuleb kuskilt nurga tagant, see ootamatu. Alati tuleb see, aga sa ütled, et ma on paks või? Lahe hüljes oli. Ma ei pannud tähele, et see tegelikult morsk on. Ma ei vaata looma kehamassi indeksit, ma vaatasin suured silmad, armas saada. Ja ma arvan, et meestega on lihtsam, sest meestena me saame nii vähe komplimente, et me võtame kõike, mida võtta annab. Raskel ajal isegi solvanguid. Kui on aeglasem kuu, siis mehed on isegi solvangu peale, aitäh. Mul oli vaja seda praegu. Ei, see sa võid mulle saata pildi mingist ülerasvunud karust, kes sööb nagitsaid. Ma ei tea, kus sa leiad selle pildi, aga sa võid selle saata mulle ja ma võtan seda komplimendina. Sest enda peas ma on ikka, seega sa ütled, et ma on suur ja tugev. Aitäh. Ei, meestena me saame nii vähe komplimente, et ma hakkasin üks päev McDonald'sis peaaegu nutma. Ma olin leti taga tellimas nagitsaid, mitte seotud eelmise looga. Ja siis teenindaja küsis mu käest, mis kastmeid te soovite? Ma ütlesin magusapu ja karri, palun. Mille peale ta vastas, väga hea valik. Ja ma pidin kinni hoidma seda, üksik pisar voolas mööda mu põske. Aitäh, see on kõige ilusam asi, mis mulle öeldud on. Ja tihti öeldakse, et mingid rasked või võimatud vaidlused, kuhu ei tasu minna, on poliitika, religioon, ma ei tea, koroona. Aga minust need ei ole sittagi selle kõrval, mis on tegelikult maailma kõige raskem vaidlus. Ja see on vaidlus sinu enda tüdruksõbraga teemal, et ta ei ole kole. Tüübid teavad, see on kõige raskem vaidlus maailmas, võimatu võita. Ma saaks enne Hando Tõnumaa vaktsineerima. Kui ma võidaks selle vaidluse enda tüdruksõbra vastu. Sest kui ta on juba see tuju, kus ta on nagu ma olen koletis, ära vaata mind. Pane tuli kustu, ma ei tea, mida sa näed minus. Ja see on solvav ka minu suunas. Sest kui sa ütled selliseid asju, sa vihjad, et mina oleksin keegi, kes käiks koleda inimesega. Ja ma saan aru, et sul on madal enesehinnang, ära tõmba meid mõlemaid kaasa. Mina kepin ainult 10. Seega sa oled 10 raisk. Ja seda on võimatu võita ükskõik, mida sa ütled. Isegi kui sa oled, ei, baby, sa oled ilus, siis ta on ikka. Sa ütled seda ainult sellepärast, et sa armastad mind. Jaa. Või noh, need kaks on suht seotud omavahel. Mis argument see on? See on nagu, kui sa oleksid tööintervjuul ja ühel hetkel intervjueerija on nagu sa ütled neid asju ainult sellepärast, et sa tahad tööle tulla. Jaa. Ma hiljuti kohtasin sellist küsimust, et kuidas küll stonerid, savuvennad, kanepisuitsetajad, saatana salati sõbrad. Et kuidas sellised tüübid naisi saavad, sellised uimas lodevad tüübid, kuidas nad küll naisi saavad. Ja ma olen mõelnud pikalt selle peale. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et kivist tüübid näevad välja, nagu nad kuulaks. Ja naistele hullult meeldib, kui kuulatakse. Sest ma olin ühe oma sõbraga, me olime väljas baaris ja ta oli täiesti kivis ja siis ta otsustas minna baaridaami sebima.
selle klassikalisega, et lihtsalt jalutas leti äärde, et noh, kus sa siis töötad? Ei, see baaridaam hakkas rääkima ja ma sain kohe aru, et mu sõber, ta on füüsiliselt meiega samas ruumis. Aga ta ei ole meiega samas ruumis. Aga kivis tüübid, nad tõmblevad ka sinu ees nii, et see näeb välja nagu kõige intensiivsem kuulamine, kus ta on seal lihtsalt nagu... Seega selle baaridaami perspektiivis see nagu, issand jumal, nagu lastaksegi rääkida või, ja nii hingestatult kuulab. Ja mingi hetk see baaridaam lõpetas rääkimise ja mu sõber oli nii hea kuulaja, et ta kuulas edasi. Mis selle baaridaami jaoks oli nagu... Ta ei hakka puusalt paugutama, ta seedib praegu seda infot. Ta mõtleb sellele, mis ma ütlesin. Aga kõrvalt ma sain aru, vaat kui sa oled nii kivis, et ühel hetkel siin tabab ainult see mõte, kaua ma vait olen olnud? Kas ma peaks ütlema midagi? Aga mida? Ja siis ütled alati midagi kõige universaalsemat nagu. See tundub raske. Vau, milline empaat. Ja siis purjustüübid ei suuda seda. Kui purjustüüb sind sebima tuleb, ta ei lase rääkidagi sinu. Purjustüüb tuleb sinu ette, noh, kus sa siis töötad? Türega ma töötan ise ka, ära sa arvagi, et ma ei tööta. Ma olen vahepeal siin, vahepeal seal, vahepeal Soomes, vahepeal Eestis. Ära sa arvagi, et mina ei tööta. Küsimusi selles, kus sina töötad praegu. Ma ei tea, miks ma kannan seda vestlusse. Ütled ka midagi või? Ja selle taustal ma olen mõelnud ka narkoennetuse peale. See on asi, mida koolides tehakse. Ja narkoennetus on tegelikult raske töö, sest sa pead minema laste ette neile silma sisse vaatama ja siiralt ütlema, et narkootikumid on halvad. Kuigi sa sisimas tead, et ülilahedad on. Ja ma arvan, et narkoennetus seni ei ole töötanud sellepärast, et on proovitud 2 viisi. Esimene on see, et kutsutakse mingi kiirabitädi, kes tund aega karjub laste peale. See on alati see, et ta tuleb oma punases kombekas kohale ja siis tund aega seda. Kui te süstite kanepeid, te olete aasta pärast silla all. Ja kõik 14-aastased on lihtsalt... See tundub maru pinges praegu. Äkki peaksid proovima. Ja teine variant on see, et nad kutsuvad päriselt silla alt mingi fentasõltlase, mis on ka rohkem reklaam. Siis ta tuleb lihtsalt palja jalu üliõnnelikuna kohale. Parim asi, mis ma teinud on fentanüül. Ma annaks kõik sellest, või noh, ma olengi kõik andnud, ma olen kõik andnud sellest. Ja lapsed on, kurat, ma ei olnud varem kuulnud sellest, aga see kõlab üliägedalt. Ja ma olen mõelnud, uus asi, mida võiks proovida, on see, et kutsuge lastele rääkima mingi tüüp, kes kunagi tegi hullult aineid, aga nüüd on täis karsklaseks hakanud. Sest need tüübid panevad oma karsklusega alati üle võlli. Esimene päev kohe igale triatlonile kirja, fliisist vest seljas, nädalavahetused, mees energiaringid metsas, alati investeerimine, kõik Bitcoini, liiga hilja. Kutsu see tüüp rääkima ja kui ta lõpetab, tule ise tagasi ette, ütle nii. Nagu te näete, siis need kaotatud ajurakud ei tule kunagi tagasi. Äkki töötaks. Aga palju on juttu sellest on, et inflatsioon, Euribor tõuseb, igast asjad tõusevad ja minust selle taustal on varju jäänud, et mis tegelikult tõuseb, on sääskede arv. Sest me oleme selle tuuriga nüüd üle Eesti käinud ja ma võin teile kinnitada, sääske on rohkem kui Smilersi kontserte suvel. See on pöörane, mis toimub. Ja Tallinnas, ma ei ole väga tähele pannud, Tallinnas on kuidagi vähe sääski. Ma ei tea, kas see on ka tee tööde pärast või... Äkki isegi sääsed on nagu ummikud. Isegi tramm ei sõida, kuidas ma linna saan. Meil üks teooria, mis ma olen kuulnud, on see, et Tallinnas on vähe sääski, sest Tallinn on tuuline ja sääsed on nõrgad lendajad. Ja mulle meeldib mõelda, et sääsed on nii nõrgad lendajad, isegi õrna tuuleiliga. Nad on nagu Ameerika turistid, kes näevad, et kirikutorni viib ainult trepp. Kus nad on seal all nagu... Ega see üleval väga hea vaade niikuinii ei ole. Ja ma olen lihtsalt kindel, et meil on teaduslikult olemas mingi meetod, kuidas kõik sääsed hävitada ja keegi hoiab meid tagasi. Ja ma kahtlustan, et see on mingi roheline jälle. Sest neil on alati mingid argumendid, aga pääsukesed söövad sääski. Ju neil on kõht väga täis praegu. Sest sitaks sääske, ma ei tea, mida pääsukesed teevad, aga nad ei söö sääski praegu. Võib-olla meil on mingid modernsed pääsukesed, kes lugesid kõik Malluka blogi ja nad on sääsed alumatud nüüd. Kus kõik praegused pääsukesed on nagu, ma ei saa sääski süüa, see peab kõitu valutama mul. Ma olen rohkem avokaado peal nüüd.
ja kõige suurem vale on sääsetõrjevahendid, nagu ükski ei tööta ja ma tean, alati on keegi, kes tuleb. Off, ei ole proovinud, fuck off, ei tööta. Ükski sääsetõrjevahend ei tööta. Kui need päriselt töötaks, siis iga suvine istumine oleks kõik tüübid järjekorras. Nagu saad korra veel anda või? Ma paeks ühe laksu veel peale, see töötas nii hästi, et ma terve õhtu määriks ennast sellega. See on nii hea ja efektiivne toode. Ainus asi, mida sääsetõrjevahendid teevad, on see, et sul on ikka sääsed, aga nüüd sa haised. Ja me peaks olema tänulikud, et samad firmad ei tee rasestumisvastaseid vahendeid. Sest sa jääks ikka rasedaks, aga nüüd sa haised. Ja ma olen kõike proovinud, ma olen ahastuses jahipoodi läinud juba. Ma vaatasin relvasid. Müüja küsis, mille jaoks, ma ütlesin sääsed mees. Ja ta ütles, et suureks jääb veits. Või isegi jahipoest on nagu, ei, ma võin sulle sääsetõrjevahend ikka pakkuda. Näiteks see esimene, see tegelikult ei tööta. Äge pakkumine. Ei, meil on see teine ka, see teine. Seda ei tohi inimeste peal kasutada. 2 head pakkumist. Mõtle, kui sa apteeki läheksid kondoome ostma ja ta on, ei, muidugi meil on kondoome. See esimene näiteks on auguga. Aga ma võin pakkuda sulle ka seda teist, sellega su peenis kukub otsast. Kumba soovid? Ja minu arust isegi inimkeha ei saa sääskadega hakkama, sest kõikide muude asjadega inimkeha on õppinud läbi evolutsiooni, arenenud. Näiteks, kui sul lendab kärbes silma, su keha teab kohe, mida teha. Su keha on kohe nagu, mees, nägin, et meil lendas kärbes silma. Või liiga hilja nägin. Aga ära muretse, mul on lahendus. Ma panen silma vett jooksma, kärbes väljas. Geniaalne. Sul endab kärbes ninna. Jah, see tuleb ülipikk segment praegu. Me käime kärbse näitega terve keha läbi ja umbes 10 minuti pärast me oleme siin. Sul endab kärbes persse. Aga sul endab kärbes ninna, keha teab, mida teha. Ta on kohe, mees, panin tähele, kärbes ninas. Ära muretse, panen tatti jooksma, aevastame. Lahendatud. Geniaalne. Aga kui sääsk hammustab, mida su keha teeb? Kui sääsk hammustab, su keha käitub nagu terve teenindussektor peale koroonakriisi, kus ta vaatab lihtsalt suu lahti otsa sulle. Sorry mees, ma olen esmaspäeva tööl. Tahad, ma teen künka? Tahab. Ma võin selle sügelema panna, kui sa tahad, kas... Aga ära kildad süga, seda panin tullemaks. Ma olen esmaspäeva, sorry mees, sorry. Ja tead, kui sul on vahepeal sääsehammustus olnud ja siis nädal hiljem su keha äratab su öösel üles. Mees. Mäletad, kui eelmine nädal sääskehammustus? Mis siis, kui sa uuesti sügelema hakkaks? Aga ära kildad süga, seda panin tullemaks. Ma mõtlesin, et me võiks meenutada seda koos. See oli eelmine nädal, palun liigume edasi. See on nagu, kui su tüdruksõber kogu aeg minevikust mingit sitta esile toob. Mäletad, kui sa petsid mind? See oli eelmine nädal, palun liigume edasi. Vähemalt toidumürgitusega ei ole sama efekti, see oleks tüütu. Mõtle, kui nädal hiljem su keha öösel oleks lihtsalt. Mäletad, kui me eelmine nädal täis situsime ennast? Mis siis, kui me meenutaks seda kahekesi täna? Ja mul tekivad retsid, sääsekupud, ülisuured ja mu kiilakas pea. See on sääskedele nagu crème brûlée. Kui sääsed minu pead näevad, nad jätavad kõik teised inimesed rahule. Lähme kõik sinna, lähme. Me mahume kõik koos, seal on hea kinnisvara, lähme kõik koos. Kui minu pea liigub suve õhtul, sääsed vaatavad seda samamoodi nagu Biffid festivalil kokteiliämbrit. Kus nad on lihtsalt nagu, ma pean oma kõrre sinna sisse saama. Ja terve õhtu sääsed mu peas. See on hea pea. See on hea pea. Ja 15 minutit hiljem ma näen välja nagu õudusfilmi tegelane. Ja üliraske on inimestega rääkida, kui sa tead terve aeg, kui nad sul otsa vaatavad, on nende peas lihtsalt... Miks ta nagu mullikile on? Kas sa teeb pauku ka või? Kas see... Ja proovi niimoodi naisi saada, ma ei saa enda naist kojugi. Kui ma lähen suve õhtul enda naise juurde, nagu babe, lähme koju, ta on lihtsalt... Vabandage, Freddy Krueger, aga ma olen suhtes, ma olen... Ja siis ma pean olema nagu Rocky Balboa boksimatši lõpus, nagu see on mina! Sa ei tunne ära, see on mina!
Ja siis ta lihtsalt, kallis, mis juhtus, kas sa offi panid või? Fuck off. Olge Talli, mul oli väga lõbus teiega, nautige suvetuuri.